see vorst on täiesti kohutav vorst. Esiteks võin kiita maitset ja võin kiita seda nagu toredat koostist või seda, vaadake kui ilus ta on, et teda on nagu nii kihvt panna kuskile nagu kaunistuseks toidu peale või isegi toidu sisse ja need siuksed lahedad need šampinjoni kraam siin, aga kui sa vaatad seda videot edasi, siis siin on terve rida igasuguseid kõhulahtisusi, soolastiku probleeme, peavalusid, ärritusi, allergiaid, nagu südamepekslemisi, siuksed asju tekitavad ained on siin sees. Siin liha tegelikult on alla 50% siin, et ja ma just nagu videos räägin ka sellest, et mis mõttega teha toodet, kus suur osa sellest, millest see koosneb, on selline, et tule maitse, söö, taha veel, aga tegelikult seda asja ennast pole ollagi. Ja see ei ole ainult rannarootsi või selle vorsti häda, et see on nagu tegelikult paljude siukeste vorstitoodete häda, et las jääb poodi, mina seda ei osta, et kuigi väiksena jah, siukene vorst oli üks mu lemmikvorste, ma räägin ka sellest ja mulle kohutavalt meeldis see, ma ei kogenud pärast selle vorsti söömist mingi siuksed vastikud kõrvalnähtajad, mul nagu vedas, aga sa kunagi ei tea, millal sul see probleem võib tekkida. Nii et otsime tervislikke tooteid, endale nii on parem. Hei, mina olen Kellu ja täna proovime siukest vorstikest nagu singi šampinjoni lõige. Ja siukese vorstikesega tuleb mul siukene lapsepõlve mälestus meelde, et Tallinnas olid bistrood, kus müüdi erinevaid salateid. Need olid sellised püstiala, niisugused nagu toidukohad või kiirtoidukohad ja siis seal müüdi siukseid paprikavorste ja pipravorste ja singi šampinjoni vorste ja tekitab siukse nagu toreda lapsepõlve mälestuse, siukse või mis tekitab või toob meelde, eks ju. Vot, aga tegelikult selle vorstil on üks niisugune asi, väga hästi näeb siit pealt, millest see koosneb, 150 grammi, mingisugune 2 nädalat on säilivusaeg, nii et tundub nagu okei, on ju. Ja kui ma hakkan siit lugema, siis ma võin siit järjest minna, et kõigepealt sa võid saada siit endale neerukive, siis edasi kõhulahtisust võid sa saada, maaärritust on ju, kui sa neid väga palju saad, siis saad jälle neerukive, siis on niisugune asi nagu karrageen siin sees, lõhustatud karrageen on Euroopa Liidu maades keelatud, ma arvan, et see on ikka siuke lubatud karrageen, eks ju, aga et seal on ka kirjas, et see häirib immuunsüsteemi, eks ju, ja siis allergilisi reaktsioone võib see esile tekitada, kaasa jälle kõhulahtisust on ju. Ja siis, mis meil siin veel on, siin ei ole veel mõjusid, aga siis kõige toredam minu lemmikasi, mis niisugune Hiina restorani sündroom, et kui süda hakkab pekslema ja pea käib ringi ja nägu läheb punaseks ja lihas ja liigese valud ja migreenid ja nii edasi, ja allergikutele vapsi ei ole mõtet seda anda süüa. Ja mis siin siis veel oli? Et nõgeslööve, soolastiku probleemid ja peavalud. Ja nüüd tänapäeva inimestel on väga palju siukest nagu seedimise jama ja siis peavalusid ja siukest asju, isegi allergiaid, ja kui tegelikult sulle nagu müüdaks vorsti sellisena, et sa võid siit kõiki neid asju saada ja enamik inimesi ei saa ja need on väikesed kogused, mis siit sisse tulevad, aga mina väiksena nagu mulle väga meeldis see vorst ja ma põhimõtteliselt vist iga nädal natuke nuhisin ema käest, äkki läheks sinna bistroosse sööma seda vorsti. Palju see siis nagu aasta peale kokku teeb, on ju. Et selline lugu selle vorstiga. No ja pluss siis ka see, et siin on sealiha nagu 30% on ju, šampinjoni 20% ja siis veiseliha 9%, palju liha siis kokku tuleb 41 või? Et nagu allapoole on sul tegelikult siin sees liha ja ülejäänud on igasugused nagu ained on ju, lõhna maitseained, et sul oleks nagu äge seda süüa. Nii et pikk jutt siia sisse juhatuseks kohe, aga teeme igaks juhuks lahti ka, vaatame, mis siin sees siis on, et mismoodi ta siis nagu tundub. Nii äge, no vaadake kui ilus, no jube hea oleks panna siia kuskile leiva või saia peale
ta on siukene hea õhukene, on ju selline mõnus, lõhnab nagu keeduvorst, no mõtle, paned mingi, keerad kuidagi rulli, paned selle hambatikuga kinni, paned siia paar, näiteks siia sisse mingit, ma ei tea, küüslaugu juustu, mingit kraami, paned selle kinni, paned siia veel mingisuguse kaunistuse ümber või peale, on ju, siis sööd. No ilus laua peale panna. Matše on hea. Matše on keeduvorsti matše. Siukene mõnus, õrnalt soolane ja nüüd šampinjonid on nagu hullult hea lisandus siia. Hästi mõnus. No, kutsub sööma, ma üldse imestan, ma väiksena tahtsin seda kogu aeg nagu süüa niimoodi. Minul õnneks ei juhtunud midagi. Mul ei olnud ka seda, et mul oleks olnud meeletult peavalusid või kõhuvalusid või gaasi või midagi sellist. Ei olnud lihtsalt. Nii et mul ilmselt vedas, aga kui ma mõtlen niimoodi, et allapoole saan siit liha, ülejäänud on igasugused, jah, et ma seda ostaks, on ju. Siis, mis selle point on või mis selle mõte on seda asja üldse osta. Nii et, 9 eurot kilo, 9,5, ei tea, 1,39, ta ei ole nagu üüratult kallis, aga natuke kallis on. Ma ei tea, mis panna sellele vorstile. Kõigepealt tervislik ta ei ole kindlasti. Seal on nagu juba päris nii palju aineid, on ühe, on ju. Siis üldises mõttes tervislik, kuigi teisi toiduaineid ka nagu mõelda siia juurde. No ikka ei ole tervislik, paneme ühe. Siis hind on okei, sellest võiks mingi, ma ei tea, ma ei tahagi panna head hinda sellest. Paneme 5 punkti, okei, normaalne. Maitse mulle meeldis, aga ma jäin praegu mõtlema, et kuidas ma hindan seda, kui ma tean, et see asi on paha, aga maitse on nõme. No paneme ka 5, oleme ausad, ja siis üldine nagu väärtus sa saad, vorstielamuse sa saad siit kindlasti kohe, aga muud asjad nagu mis siin sees on, ei kõlba, paneme 1, ja nüüd arvutame kokku. $2,6 sai siis see vorst hindeks. Ma ei tea, kas ma peaks hakkama neid madalamalt hindama. Praegu nagu hind ja maitse said siin 5 punkti, et siis viskas selle nagu skoori üles. No tegelikult on lahe vorst. Mulle meeldib selle kuju. On ju, et sellega saab asju teha. Ta on lahedad, need šampinjoni ja singi niised lõigud ja värvid on seal, aga nagu milleks teha mingit sellist toodet, kus sa paned hunnikus igasugused ained kokku, et see kõigepealt sul püsiks, säiliks, maitseks ja lõhnaks ja siis nagu tagasi ei ole mitte midagi. Ma ei tea, nagu mõttetu vorst minu meelest ausalt. Nii, aga selline siis 2,6 tuli hindeks, on ju. Aga siis midagi, järgmiste toredate maitseteni ja mõtleme ja loodame selle peale, et on ikka nagu tervislikke vorste ka olemas, nii et näeme. Tšau!